Mitte miski ei ennustanud ülemaailmselt katastroofi. Inimesed planeedil Maa elasid küll vaeselt, aga üldiselt õnnelikult. Kuigi päris õnnelikke oli siiski vähe. Aga paraku inimestega kord juba on niiviisi. Õnn tuleb ja läheb, sageli jätab ta tulemata. Ja siis see juhtus. Paksud koroonaviirust kandvad pilved hõljusid Hiinast üle Venemaa avaruste, üle taiga ja tundrate, aina edasi läände. Koroonapilved ületasid vastupanu kohtamata Narova jõe, Sinimäed, hargnesid laiali ja liikusid edasi, Ida-Euroopasse, Lääne-Euroopasse ja sealt Aafrikasse, üle Atlandi ookeani Ameerika mandrile ja kaarega tagasi Kagu-Aasiasse ning Hiinasse. Rahvad tõstsid hädakisa. Koroonapilved nakatasid inimesi, inimesed nakatasid üksteist ja lõppu sellel kohutaval protsessil polnud näha. Riigid sulgesid piire. Euroopa Liitu ähvardas lagunemine, sest kabuhirmus ühenduse liikmed, iga riik eraldi, lähtudes oma valitsejate arunatukesest, võtsid tarvitusele oma suuremaid või väiksemaid erakorralisi abinõusid. Piirati inimeste liikumist tänavatel, ostukeskustes. Kultuuriüritused ja spordivõistlused jäeti ära. Inimestel kästi kanda näo ees maske, rätikuid, salle, mida iganes. Peaasi, et suu oleks kinni. Ärimehed haistsid rahalõhna. Hakati valmistama igat masti maske ja mitte keegi päriselt ei teadnud, kas neist ka mingit kasu on. Pärmivabrikud asusid tootma koroonaviirust tappaid vaktsiine. Seejuures firmad ja riigid kisklesid omavahel, kiites oma ja laites teise tooted maha ning seades vaktsiini ekspordi ja impordi piiranguid. Euroopa Liit ragises ja kärises igast otsast. Poliitikute sebimised ja esinemised olid justkui hüüd ja hääl kõrbes. Ainult ühes eraldi võetud väikeriigis säilitati rahu ja külma verd, sest leiti, tegemist on tavalise külmetushaigusega, nohuga. Määrige liigeseid hanerasvaga, võtke pits või 2 viina. Samas üle maailma kogus koroona aina hoogu. Haiglad olid patsientidest üle täidetud, surnukuurid pilgeni täis. Suurlinnade parkides kaevati ühishaudu. Aga ühes eraldi võetud väikeriigis säilitati endiselt põhjamaiselt külma verd. Võtke pits või 2 viina. Kuid järsku, ootamatult, ettearvamatult, oli see väikeriik koroonaviirusesse haigestumiselt ja suremuselt esimese 10 riigi seas, siis esimese 5 ja peagi maailmas esikohal. Hurraa! Lõpuks ka millegagi esikohal. Suremus hakkas peagi ületama haigestumisi. Protsess näitas oma ennenägematut pahupoolt. Asuti vaktsineerima, aga häda, inimesed, eriti vanuses 75+, ei tulnud perearsti juurde vaktsineerima, sest teati, neid perearste ei saa kätte niikuinii. Vastavad asjamehed otsustasid sisse seada digiregistreerimise läbi arvuti, aga jälle jama. Server jooksik liiga suure koormuse tõttu kokku. Vanurid olid pahased. Kas tõesti ei osata masinat õieti käima panna? Aga asjameestel oli kohe vabandus valmis. Me tegime lihtsalt nalja. See digiregistreerimine polnudki tõsiselt mõeldud. Taolise õigustuse peale tõusis veelgi suurem kisa. Mis lollid naljad sellised? Vene nõukaokupatsiooni ajal tehti ka igasugust nalja. Maisikasvatus ja ruutpesitsi kartulipanek. Ja ka nüüd. Aga võta näpust. Asjamehed on ju oma olemuselt kavalad. Ja nad leidsid õigustuse. Meie tegelikult ainult proovisime nalja teha. Tahtsime teada, kas nali läheb peale. Kas saab nalja? Ei midagi hullemat. Muide, Vladimir Iljitš Lenin on öelnud, et igast köögitüdrukust võib saada riigivalitseja. Ja see on ka 80% ulatuses täide läinud. Aga et igast naljamehest võib saada riigivalitseja, vot seda Lenin pole öelnud. Nii või teisiti, aga peagi seisti lõhkise küna ees. Vaktsiini ei jätku. Siiski, ühe vähetuntud välismaa pärmivabriku vaktsiini jätkus ja seda ka massidele süstiti. Kuid veidi hiljem selgus, et see imevaktsiin koroonat ei tapa, vaid paneb organismis vohama tappa pärmiseene.
Kohalik meditsiiniamet ikkagi leidis, et iga süst ei tapa. Ellujäänuid on üle poole. Järelikult riskitegur on positiivne. Vaatamata sellele avaldas tuntud kodumaine meditsiiniprofessor arvamust, et asi on hull, kuigi ta polnud endas kindel. Peagi leiti lahend. Ookeani tagune. Aga kohalike skeemitajatega koostööd tegev Pärmivabrik pakkus oma vaktsiini. Kasuteguriga üle 70%. Ja siis läks lahti. Kõrgemal tasemel otsustati asuda sundvaktsineerimisele, massvaktsineerimisele. Suuroperatsioonile anti lätikeelne märgusõna vabamus, mis tõlkes tähendas vabadus koroonale. Aga kõrged asjamehed ei tundnud hästi läti keelt ja seetõttu panid oma märgusõnaga tsipa mööda. Vabamuse ettevalmistamisest ja toimumisest teadsid ainult vähesed asjasse pühendatud isikud. Ühel märtsikuu külmal kuuvalgel ööl, kella 4 paiku, kõige parema une ajal, kuuldus paljude talunike ja suvemajapidajate õues koera ärevat haukumist ja raskete veoautote möirgamist lumise värava taga. Inimesed ärkasid oma soojades voodites, hõõrusid uniselt silmi, mõistmata, mis väljas toimub. Peagi klopiti välisuksele, nõuti avamist. Peremees läks oma pikkades linastes aluspükstes esikusse ja tegi välisukse rambist lahti. Maskides, läbipaistvates ekraanides ja kaitseülikondades isendid trügisid sisse. Kuuldusid käsklused. Tulge kaasa. Kiiresti riidesse. Aega sättimiseks 20 minutit. Inimesed, mehed ja naised, asusid käte ja jalgade värisedes asju kokku korjama. Paljudel olid veel meeles vanaema vanaisa või isa-ema jutustused hirmsast 1949. aasta märtsi küüditamisest ja nad olid arusaamisel, et ajalugu kordub. Perenaine kiirustas sahvrisse ja keeras südamevärinal linasesse riidetükki priske suitsuliha käntsaka. Kotikesse kühveldas peoga ube, haaras ahjupealselt mõned eile õhtul küpsetatud, veel ahjusoojad leivapätsid ja mis kõige tähtsam, asetas oma kompsu kõrvale õmblusmasina. Inimeste Siberi mälestustes toonitati alati, neil, kellel oli õmblusmasin, kes oskasid õmmelda, need said ikka midagi teenida, kas 10 kanamuna või mõne rubla. Peremees võttis kaasa kirve ja sae ning tööriistakasti höövlite ja peitlitega. Ka puutöömehed olid Siberis hinnas. Lastele pisteti riidepampu aabits ja mõned pliiatsid ning paar ruudulist vihikut. Aeg sai täis ja maskides isendid upitasid majaperemehe ja tema naise koos lastega autokasti. Auto jõngsatas kohalt. Inimesi korjati veel mitmest talust ja suvilaühistust ning peagi oli autokast pungil täis nuuksuvaid naisi, kiruvaid mehi ja hüsteeriliselt nutvaid lapsi. Pärast tunniajalist sõitu auto peatus maakonnakeskuse kultuurimaja ees ja inimesed käsutati autolt maha. Kultuurimaja saal oli rahvast pungil täis, isegi kärbsel poleks olnud võimalust kuhugi maha kükitada. Saal sumises erutatud inimeste häältest. Mehed vandusid ja lubasid metsa pageda, hakata metsavendadeks. Naised nuuksusid ja kaeblesid, lapsed soigusid ja virisesid. Saali kõnetooli tõusis sinises skafandris ja mustas maskis mees. Tema nägu kattis üleni tohutu suur roheline ekraan, millele oli musta värviga joonistatud irvitav lõust. Nähes taolist monstrumit, lapsed ehmusid ja pistsid kisama. Mõned üritasid põgeneda, aga püüti ukse peal kinni. Monstrum andis teada. Seltsimehed katsealused, kodanikud. Toimumas on sundvaktsineerimine, massvaktsineerimine. See viiakse läbi ühe ööga kõikjal ja kogu ulatuses. Põgenemine, vaktsineerimisest kõrvalehoidumine on karistatav kriminaalkuriteona. Võtke üksteise taha ritta, alustame vaktsineerimist. Rahvas sumises. Oli tunda rahulolematust, aga siiski esivanemate küüditamine 1949. aasta 25. märtsil oli veelgi hullem, kordades hullem, ja see oli jätnud oma jälje järgnevate põlvkondade teadvusse. Pärast süsti saamist lubadi inimestel lahkuda. Naised upitasid selga oma suitsuliha käntsakad,
leivapätsid ja oakotikesed, tassisid õmblusmasinaid. Mehed heitsid õlale saed ja kirved ning võtsid käeotsa tööriistakasti. Seltskond hakkas astuma kodu poole. Lapsed jooksid rõõmsalt kisades kõige ees. Mõni vaktsineeritu ka koperdas jalul ja kukkus näoli lumme. Süsti mõju andis endast tunda. Idataevas juba punetas päikesetõusust, hommik oli imekaunis. Öösel oli tugevalt külmetanud ja inimesed astusid kodu poole otse üle põldude, mööda kivikõvaks külmunud lumekoorikut. Võimul oleva partei hoolitsus inimeste õnne eest, tegi inimeste hinge rõõmsaks ja kergeks. Mehed olid avanud salaja kaasa võetud hansapudeli, rüüpasid sellest ja jorisesid romantilist laulukest. Idataevas helendab, hommikutäht kui kauge kaunitar mind piidleb muigel huulil. Ma sinu nime sosistan, lasen kanda koroonatuulel, et kuivataks ta roosil kaste pisarad. Järgmise päeva hommikul anti riigi elanikkonnale televisiooni kaudu edasi tähtis valitsuse teade. Öösel üleriigiliselt läbi viidud koroonavastane massvaktsineerimine tunnistatakse kehtetuks. Vaktsiini näol oli tegemist rahvusvahelisele grupeeringule kuuluva Pärmi tehase võltstoodanguga. On algatatud kriminaalasi. Lähemal ajal viiakse läbi massiline devaktsineerimine. Jõudsidki loo lõppu. Loe ja kuula ka minu teisi lugusid.